Meil on alanud puhkus. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. Later it comes later deep for many of us. I promise you that we learn through the wrongs, and even the rough can be sweet. Just close your eyes and know. Meil on alanud puhkus ja siis otsustasin Martini, ühesõnaga augustikuus teen ka mina date'i, seda, mis me teeme kord kuus. Ja juba siin vlogi alguses te nägite, kuidas ma viisin eile meid siis isegi, ma ei oskagi öelda, mis kant see on, ühesõnaga Riguldis oli selline kohvik, farmikiosk nagu Övermarsi, mis oli mega äge, ülihead toidud, ilmaga ka muidugi hästi joppased, hästi mõnus oli seal. Ja nüüd ma saan siin ka avalikult rääkida sellest, et ma olen tööd vahetamas. Ehk siis tegu oli minu endise kliendiga. Nii et tundsingi, et tahan käia oma kliendil veel külas. Ja siis nüüd täna, ühesõnaga me eile käisimegi seal Övermarsis, siis me tulime Hiiumaale. Me oleme minu sõbranna perekonna suvekodus. Nii tore, et saame siin olla, et nagu Hiiumaal muidu on ööbimine räigelt kallis, aga siin me saame põhimõtteliselt tasuta olla. Nii et väga mõnus, saame ise süüa teha. Ja täna on pühapäev, kell on 2, me oleme lihtsalt ülirahulikult terve hommiku võtnud, me pole peaaegu mitte midagi teinud. Ja nüüd me sättimegi vaikselt valmis, et minna liikvele. Ehk siis ma viin Martini ühte kohta, mida te ka varsti näete. Ja ma arvan, et see vlog tulebki siin selline rahulik, võib-olla natuke kaootiline, aga vaatame, mis sellest kokku tuleb. Ja lihtsalt making memories. Ja just ja see, et Lissaga meie viimane perekondlik trip oli ka Hiiumaale, siis nüüd meil on Rubiga meie esimene perekondlik trip Hiiumaale, nii et see on ka nagu sümboolne. Aga ma nüüd teen oma meigi lõpuni ja siis läksime. Mis veel tahtsin öelda?
on, et see, ma ei tea, kas te näete, rutivelle kulmukeel, et saavutada see lamineeritud nagu välimus. See on kõige parem asi maamuna peal, nagu päriselt ka. Ma ei tee nalja, see nagu kõige paremas mõttes on nagu mingi tapeediliim, sest et lihtsalt nagu see asi hoiab siin kõige paremini paigal. Eriti veel minu mingeid jonnakaid kulmukarvu, nagu kõige parem asi maamuna peal. Julgen nagu räigelt, täiega soovitan, not sponsored, aga soovitan väga, 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 väga. Lähme nüüd. Trust you when you say that beauty lives in me too. Beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. Hästi. Kuidas sul läheb? Ma olen väsinud. Kuivatame rätikut, et minna Sääre tirbi otsa ujuma. Oi, kui must see kaamera mul on lambist. Loodus. Rubi, söö ära.
see on see linnainimesed, vaata. Linnainimesed maal korra näevad mingi rohutirtsu toas ja siis on mingi wow. So cute. Oh my god. Chill. Rahu, rahu, rahu nüüd. Eile rohkem ei rääkingi teiega, käisime Köpo restos, mis oli lihtsalt oivaline elamus ja pärast seda sõitsime siis surfiparadiisi kuskil Pablo Burgeri putka lähedal, kui keegi teab, Hiiumaal. Ja mina käisin isegi korra vees ujumas, otseselt mitte, sest seal oli ikkagi kivine, vähemalt see koht, kust meie vette läksime ja tundus üsna ohtlik, nii et siis ma suht nagu lihtsalt kassin ennast vette. Avastasime, et Ruubi väga ei taha ujuda. Võib-olla see oli lihtsalt see koht seal, aga no ühesõnaga Ruubi vette ei tahtnud tulla. Martin ka vette ei tulnud või noh, ujuma vähemalt ei läinud. Ja siis me lihtsalt lebasime seal liiva peal päikese käes. Pilved tulid, läksid ja kuulasime neid merelaineid ja lihtsalt nii mõnus oli eile. Ja siis täna olemegi super rahulikult võtnud, aga viisin siis Martini elamuskeskus Tuuletorni ronimisseinale ronima. Seal oli 20 meetri kõrgune ronimissein ja sai siis need rakmed, ma ei tea, kuidas sa nende kohta ütlesidki. No ühesõnaga, et sai nagu, oli turvaline siis 20 meetri kõrgusele ronida ja siis lihtsalt nagu lasta ennast laskuda sealt alla. Ja mina samal ajal editisin kutsade vlogi, mida sina oled tõenäoliselt juba tänaseks näinud. Ja peale seda sõitsime Hiiu Mekki sööma. Pean ütlema, et kuna latt oli üsna kõrgel, siis Hiiu Mekk nagu oli kõige vähem nagu vaimustust pakkuv hetkel. Et nagu ei olnud halb, selles mõttes, et kõik maitses hästi, aga lihtsalt kõik eelnevad elamused on olnud nagu nii vau, et siis see oli selline nagu tore. Ja pärast seda läksime Sääretirpi, mis on siis, lugesin selle kohta natukene ka, ehk siis nagu nimetati seda maaninaks ja hästi nagu kivine. Läks siis nagu pikk tee niimoodi nagu merre siis või ma ei teagi, kuidas seda nagu öelda. Aga ühesõnaga jalutasime sinna otsa ja me olime Ruubi tänaseks päevaks nagu tuppa jätnud puhkama ja läksime kahekesti. Hästi mõnus oli nagu kahekesti jalutada ja juttu ajada ja nüüd olemegi tagasi, kuidagi lihtsalt mingi rammestus ja väsimus tuli, et sellest nagu jalutamisest, sest see oli ikka 2 kilomeetrit oli parkimiskohast sinna, ehk siis edasi-tagasi ju 4 kilomeetrit. No see ei ole palju, aga ikkagi kivine värk ja olime täitsa väsinud pärast seda. Siis nüüd olemegi lihtsalt energiat nagu taastanud, kogunud ja hakkame täna õhtul grillima ja ma ei teagi. Tunnen, et olen kuidagi nii ära maandatud või nagu nii rahulik, et seda sellist hästi ülevoolavat ja kiiret energiat nagu ei jõua siia, mis tavaliselt minust kiirgab. Mul on mingi eksistentsiaalne kriis. Või no see ei ole kriis, aga lihtsalt nagu, et mulle endale on nagu harjumatu
olla nii rahulik, aga tegelikult nagu täiega vajalik ja mõnus on lihtsalt olla. Ja homme ma tahaks trenni teha ühel hetkel nüüd lõpuks ometi, et mul oli vahepeal väikene meditsiiniline protseduur, mis mind tagasi hoidis, ma pidin taastuma sellest. Nii et siis olengi puhanud rohkem, pole trenni teinud, aga millalgi homme näiteks võiks trenni teha lõpuks. Ja homme on ka väiksed plaanid, millest ma praegu rääkida ei saa, sest Martin astus just tuppa. Aga eks seda siis näitan teile homme. Rubi! Rupsu! Tule! Lämme! Tule, Rubi, ei lähe sinna. Fantastiline. Tänase trenni tegemisega, no ja las ta siis olla. Käisime hoopis metsas mustikaid korjamas ja ma ei tea nüüd, kuidas sellega tegeleda. Ilus. Aga põhimõtteliselt kell on 4. Me olemegi täna chillinud, metsas käinud, söönud, raamatut lugenud, päikest võtnud ja põhimõtteliselt kell 7 me läheme Kärdlasse Priisbaari ja seal on minu sõbranna koos oma kutiga ka Hiiumaal ja lähme nendega välja sööma. Ja homme juba vaikselt siis pakime siin Hiiumaal ennast kokku ja läheme mandrile tagasi. Nii et vaatame veel, kuhu teid endaga kaasa võtan. Ilmselt varsti tõmban vaikselt selle vlogi otsad kokku. Kuidas Hiiumaa puhkus oli? Mõnus. Mõnus. Aga siinkohal ma lõpetangi selle vlogi. Me oleme nüüd Haapsalus mandril tagasi. Tulime Müüriääre pagarisse, teeme väikse lõuna ja siis sõidame Tallinnasse. Nii et aitäh, et sa vaatasid ja jaga mulle kommentaaridesse oma lemmik Eesti puhkuse sihtkoht. Ja veendu, et sa jälgid mind, sest et sellest on mulle väga palju abi. Aga järgmise korrani. Tšau!